ja see põhja vajus, tulid mullid vee peale ning tegid. Rebase onu ei lausunud selle peale sõnagi. Aga kaldal istub konnatädi kuulis ja karjus vastu. Nüüd panid kõik konnad kisama. Ja konnatädi karjub veel kõvemini. You gotta fight for your right! Ja kilpkonna onu juurest põhjast tõuseb uuesti mulle. Konnad lärmavad. Attention! Ja konnatädi karjub veel kõvemini. Alarma! Rebane on sootuks seegi. Vaatab vette ja näeb, et vesi tõepoolest pole sügav. Kuna teine rebane seal sees istub. Ta pingutab, et veel vaadata ning lendab mööda järsakut robinal vette. Konnad karjuvad. Kilpkonna onu mullid teevad aga ikka. Esineb Vanavigala TTK näidendiga Armunud vanamehed, lavastaja Astra Põlma. Jaa! Liibas on tõesti vihaseks. Oled teenija tüdruk, aga see ei tähenda, et ma peaksin orjatööd tegema. Tube pühkima, kraesid tärgendama, pesu pesema ja mida kõike veel. Õnnetul kombel sattusin mina teenija tüdrukuks just näitetrupile. Nad meelitasid mind sellega, et nende elukutse on täis õnne, rahulolu ja lausa õndsust. Aga võta näpust, milles seisneb ilmas ringi rändamise öö. Vihmased ilmad, jää, lumi, äike ja logisevad vankrirattad, ärritunud hobused ja mida kõike veel. Ja hommikul kõlab Rikoliina nimi kõigis 4 silmakaalles. Rikoliina, Bella-Mia, too mulle palun see raamat. Nendest vägidegust Rikoliina, Rikoliina. Aitab, vasta, põlema need raamatud. Ja kui keegi tahab nüüd endale teenija tüdrukuks, olen ma nõus lohe tulema. Aitäh. Head etenduse algust. Naljakas kohta läbi. Oh, see armastus on ikka ilus asi. See on nagu ilus meloodia, mis püsib meie südametes väga kaua aega. See on nagu üks hea vein, mis aina vananedes paremaks läheb. Koidik, uinu kaunitar, hommikuvalgus. Sina unimüts, ütle mulle, miks sa veel ei jätka? Kas sul häbi ei ole? Mida ma kuulen? Kas ma näen seda unet? Kellega ta räägib? Oksab kahenäoline kahekeelne südamete reetsu. On su asend enda pehme ja ihalust täis, et sa ei tahagi üles tõusta? Nüüd me siis näeme, kellele ta armastus avab. Kaua anuma ennem, kui näed oma armsama palet? Ah, see õnnetu. Ära loodaks, saab Bellavat sündida. Ma ei armastanud nii nagu varem. Ärge piinake mu jumaldavat südant. Ma ütlen seda täie teadvuse juures. Kuid nõnda mõistate hukule te süütu kannataja. Pöörduge palun mõne õrnukese poole. Just teid anun ma, oh jumalanna. Nii kõlbanu mulle.
ja sul ei ole häbi, et sa nii tänavatult käitud. Häbi mul oleksin siis, kui ma su tunnetele vastaksin. Tänavatu ma oleksin siis, kui ma sind armastasin. Ma loodan, et ma väljendasin end üsnagi selgelt. Ja nüüd ma näen võtan vastu saatused, mille isa on mulle määranud. Ma abiellun kapteni Põrgu Püstiga. Ja mina jään siia kui viimane tola ja pean selle kõik välja kannatama. Naine. Õigus oli mehel, kes ütles, et naistes kõik hädad tulevadki. Et parem on elada inimtühjas kõrbes, kui kokku puutuda ühe tigeda ja õela naisega. Et naist peab kartma rohkem kui surma. Sellepärast on kirjutatud, et 1000 mehe hulgast leiab ühe, kes on hea. Aga 1000 naise hulgast ei leidu ühte ainsatki. Ja sellepärast on öeldud, et kogu tühine kurjus on naise õeluse kõrvul. Mees peab Jumalale tänulik olema 2 asja eest. Esiteks, et Jumal lõi ta inimeseks, mitte loomaks. Teiseks, et Jumal lõi ta meheks, mitte naiseks. Kogu maailmas on öeldud, et naine on kuradi tosin, et naisel pole mõistust ega aru, et naine on nagu tänaval nagu paavulind, akna peal nagu papagoi, poodis nagu ahv ja kodus nagu kurat. Naine on mehe häving, üks kapriisne elukas ja katastroof koguks eluks. Ja selle lihtsa tõe kinnituseks võtke teatavaks, et naine on teeskluse leiutaja. Et naine on nagu rooside vahele pugenud okas. Et ta on nagu rohu sees hiiliv rästik. Et ta on universumi kõige ebatäiuslikum olend, looduse häbiplekk ja mehe hukatus. Armastus. See on üks laialt levinud haigus ja üsna vähesed pääsevad selle käest. Ka mina ise olen õnnetul kombel seda tunda saanud. Ma alutasin juba noore poisina ja ajapikku on muutunud küll minu käitumine, aga mitte minu olemus. 10.–17. eluaastani olin ma nagu tuvi. Keerasin ümber tüdrukute ja nokkisin nokkaga siit ja sealt. Vahel harva torkasin nokkaga ka pisut kõvemini. 17.–24. eluaastani olin ma nagu kass. 24. eluaastal võtsin ma endale naise ja olin nagu postihobune. Tund aega sõitu ja ülejäänud päev oli puhkus. Ja nüüd olen ma nagu koer. Juusutan korraks ja lähen oma teed. Tead, sa oled senior doktor. Ma pean temaga rääkima. Tere päevast, auline senior doktor. Kuidas käib teie lugupeetud käsi ja kuidas edeneb teie imepärane arstiteadus? Ja, senior Macron. On ilus kuuldamas teema. Ja, tegelen arstimise puhtalt armastusest oma ametkonnast. Ma ravin, uurin, panen kuppe lõhun ja kunagi armu ei heida. Te olete arstiteaduse hirm. Ma olen arstiteaduse hirm ja lõhtus. Isegi kõik haigused kaldavad mind. Ravin kõik tervest. Vähi, kõik gripid, leetrid, muupsid, sügelised. Ja kui haigus on nii kangedased pidetud, et ei taha tulla ära, siis tapab kas või haige enda. Peaasjad saan haigust välja jõudnud. Suurepärane ravi. Muud ma ei tea. Appi, ta sureb! Meil on kasutusele vaja võtta need ja need. Mulle tundub, et ta põrn on tursunud, senior doktor. Põrn, kuule, noor daam 3. reast, palun tõuska püsti. Me tahame näha, kas teie põrn on tursunud. No
daam seal triibulise bluusiga, palun tõuske püsti. Kolmanda seast, jah. Ja teie sealt. On hea. Selle tähtsamaks selgitamiseks oleks vaja annaks olgu püsti. Senior Pantalone, palun teedke nii. Senior Pantalone, põrnast siin. Senior doktor, ma palun teid üks ainus sõna. Ei saa. Teil laseks siinpool. Oi, see on huvitav inimene. Senior doktor. See on 2 sõna. Pantalone, esimesse klassi tagasi. Eile oli siin just eesti keele õpetaja, võinud temaga rääkida. No ma annan teid 2, 3, kõige rohkem 4 sõna, senior doktor. 4 sõna ja mitte rohkem. Senior, 1 doktor, 2, minu 3, süda. süda. Ma vaatan teie südamesse. Kas ma võin olla täiesti siiras, senior doktor? Ma võin olla täiesti aus, senior Pantalone. No me tunneme teineteist juba pikka aega, senior doktor. Me oleme ka vanad sõbrad, senior Pantalone. Ma tahan teile tunnistada, kallis sõber. Või no laske siis tulla, kui teil selle asjaga nii kiire on. Loomulikult on kiire, ma vana mees ka. Te lihtsalt ei kujuta ette, kui ääretute piinade all ma kannatan. Kas te tahate, ma ütlen, mis mind piinab? Siis ütlen teile, mis mind vaevab. See on armastus, kallis sõber. Senior Pantalone! Ärge puutuge mind, ma olen veel 80-ne, aga siia nii kõbus. Mis te ütlesite, senior doktor? Mida ma kuulsin, senior Pantalone? Nii et ei pikkagi mind, et ma armastan seda noort pligatsat. Te ütlegi, et minu eas enam selline asi ei sobi. Te laksid kõigest kiviviski kaugusel, oleks kiviviski. Ja ta ei ole meist kui kaugel, senior doktor. See on Ricoliina, kallis sõber. Mis te ütlesite, senior doktor? Mida ma kuulsin, senior Pantalone? Hoidke oma häbiväärsed jutud endale. Ärge te siia, ma tunnete tihti, ma tulge. Tulla mulle minu enda teenjatüdruku kohta säärased asju rääkima. Kuidas nii? Ise te nimetasite tema nime. Jääge vait! Ise te ütlesite tema nime ja sealjuures veel suurima naudinguga. Ise te maigutasite seda suus edasi-tagasi. Kassige minema, Agimas Kauts! Tehke siis kahteva tiirana! Peremees, milline lärm siin on? No, peremees, milline kära? Sa oled võid paar minutit hiljem tulla, ma hakkasin talle peksama just. Te olete viimane rämps! Sa oled inisoo, hävitlek! Laske sõprade asi korda ajada. Võtke vastu austajate abikäsi. Tead sa ka, millest ta mulle räägib? No kuula ometi, millest ta mulle pajata. Armastusest! Teil on õigus, see on ennekuulmatu. Tõesti inetu. Mis sellest inetut on? On. Meie võime ka armastada. No, aga see ongi inetu. No, usaldage asi minu kätesse. Arvad, et leiad mingi lahenduse või? Lahenduse? Muidugi. Üks korralik noaho ja asitahe. Nuga pole, võta too. No mida temaga teha? See on nii kange kael, noh. Aga laske ma osutan teile väikse teene. Loomulikult see on. Ei usu. Sa ei saa isegi lemma lüpsmisega hakkama. Aga mida ma tüdruku siis kätte saan? Noh, tüdrukud. Küll te pealegi saategi tüdrukud. Kõndida ei oska vähe! Sa ise tirisid vist. Ära mölise nii palju. Ma mõnises. Ja Ricoliina. Kuidas ma tema kätte saan? Ricoliina, küll te pealegi saate teda näha. Näha! Ei saada. Mis nägemisega pistmist on? Näha või kätte saada, see ei pea üldse see saama. Tule siia! Mis ma nüüd tegin? Kas ma saan ta auditiivselt, vegetatiivselt või taktiivselt? Teil öeldakse ükskõik, mis teil viiseb. Ja meil viisil, mul on minu viisil, astroloogiliselt, maagiliselt, energiliselt. Nii. Aga seda ka, noh, jah. Aitäh. Nii. Spiritis. Ei viitsi mul küla koetada. ja ega sa eriti eesti keelt ei oska. Aitäh, noh, seda aega siis. Jaa, sa oled nii loll ka. Mina loll või?
segi ajab. Ah, see ongi nad nii ogaraks ajanud. Mis saaks nii tobedam olla kui armunud inimese? Kas saab olla midagi nii naeruväärset kui armastus? Kas sina laseksid ennast sellisel arakal ära teha? Kas sina läheksid mingi tibi pärast peast segi? Mingi naise pärast? Mina? Ei iia, aga sina? Nagu sa isegi, et naised on ühed kahjulikud loomad. Ah, lollide lõks. Isikigi ilusam naine ei suuda mu pilku püüda. Mitte ühegi naise pärast ei astu mina oma teed kõrvale. Oota, kuhu sa lähed õigemini? Mina või? Sinnapoole. Mul on linnas natuke tegemist. Aga sa ise? Mina mõtlesin vennale külla minna asju ajama. No ega siis midagi. Jääme siis nägemiseni. No eks kohtumiseni siis, noh. Eks noh. Sa ei läinudki ära? Ma oleksin just oma peremehelt kuulnud. Ei, sul vist kõrvad viilisevad. Küllap vist, aga mis sa ikka siin teed? No ma arvasin, et ma kuulsin oma perenaist viipamas mind. Silmad ees virvendas raudselt. No ju siis. No, sina lähed siis oma venna juurde, jah? Jah, eks lähme siis. No eks lähme siis koos. Lähme. No, davai, ok, no. Oi, härrased, kas mõtlesite juba ära minna? Ei. Mul oli teil üks väikene kingitus valmis mõeldud. Kingitus? Kingitus minu enda poolt, mida ma olen juba pikemat aega mõelnud teile teha. Mulle? Sellele, kes seda nimega saada tahab. Lõps on vesanes. Mina kaotan põrgu. Üünima põrgule. Mina tulen 2 sõjakäigu vahepeal. Ma tulen selleks siia tagasi imekaunisse linna armasavas, keda ma väga armastan, et võtta naiseks signor Pantalone, tütar kaunis Isabella. Nüüd, ma olen mees, kes peab ähvardab päikest tuus. Jalgadega trammib päikesel loengu peal. Paneme käega, surub püüri, kas või jäi see tuul enda. Ma olen röönud, ma olen rüüstanud, ma olen vägistanud tapnud. Ma olen allutanud palju vaid. Ahoi! Kapten on minu vana armukene, igavene vana kuivik selline. Mina olen tema juttudest juba ammu ära tüdinenud. Ahoi! On ka sige. Lihtsalt asjata ei saa taha enam minuga tegemist teha nii. Tead küll, milleks ma suuteline olen. Ära hullusta, kes sind tegi ja kes sulle lõbu suudab pakkuda. Oi, milline lõbu. Tuled ja kummutad mu veinivaadid tilgatumas ja siis räägid, mitu kiidukukke õhtul laiali peksid. Ma olen juba tüdinenud sinust. Need rebitagu nüüd tükkideks, kui ma neile sõnades kohe maha ei löö. Ma võin vanduda, et sa ei jätsa isegi leibal ringata. Mine võta parem kahvel ja mine pühi merd. Kui mul ainult oleks mu ilus turmis ja mu kinda, küll sa siis alles näeksid, kui ma selle ketiga sulle need hambad sisse leeksin. Ma kannun kõigi oma sõprade nimel, et kui sa mulle lähemale tuled, ma löön su maha ja litsin su laiaks nagu täin. Sa ei vaata, kui kuri pilk ja kui palju on vaja relvi siuksel mehel, et minusugust ühest tüdrukust ellu saada. Kui mul ainult oleks võtnud kaasa oma arkepuusi ja kileid ja küll need suurt lõua kiileks.
need venitavad mind tükkides, kui ma neid sõnadest kohe maha ei löö. Piuks on õnneks teie. Vaat, kui sul on käed värisavad. Ma tean väga hästi, et kui sa vett jood, siis see lööb vesi klaasi põhjas värisema, aga muud küll midagi ei ole. Mine koju ära ja roni õrrele ja jää magama. Saad veel mõne kaabaku käest peksa ka. Vaat, keerdun kaevad 2 korra ja löön kasvõi maa ja samas tema suus peale haua. Mis sa ütlesid? Arlekiin ähvardas ning ütles, et ta tahab sinu karveid klaarida. Eks tõmba mõõtki julge. No mis te ikka naistel ora kuulate, mina ei taha kedagi. Mäletad küll, kuidas ma käisin su kadul. Emal õli kogu aeg toomas. Mul tuleb tema peale mõeldes. Siiamaani, mis on sul? Ta valetab. Tema, kes mind enne nii vihaselt ähvardas. Ja nüüd räägib sihukest juttu. Sa oled ise süüdi, Kalina! Lahendame asjad kohe ära või? Aeg on veits klaase kokku lüüa ja veidike teed juua. Arlekiin, ma tahan, et ta mult vabandust paluks ja pärast sa lihtsalt seda laiaks käib. Sigalene! Itaalane! Raisk! Hispaanlane! Get itaalane! Paala hispaanlane! Kuradi! Ropendaja! Tatine joodiku kalts! Silgi korrata koer! Kuradi mauk! Kao minema! Sa oled mu südame pahaks! Ma ei kannatus su surimale välja! Ma topin ta kotti ja virutan selle kotiga vastu vahvil sähkule! Ja mina panen sul selle samuse kotiga üle küüru! Säk sulle! Tule jah, peeruaisu! Tule sa kuradi rõve või? Ju! Kas sa tead, mis? Kuula ja minesta! Endiselt täitsa rõve peab! Kuula ja minesta, millest sonetti kirjutas Apolloni poeg, noor muuseade onupoeg. See on just sinule mõeldud. Lammasmägi, mää. Hobune isendab ihaka, kukkireb, kikeriki, lammasmägi, mää, sigarõhi, rökk, eesel kisendab, iha. Sina, tühi joodiku karveja, ütle mulle nüüd tõtt ja ära valeta. Eesel sa oled ja eesliks sa jääd. Milline neist värssidest just tema kohta käib? Nii või? Sa õnnetu matšiline artus, kui sa nii julge oled, siis tule välja ja võitleme. Ristame mõõgad, võtad mõnda teist relva kasutada. Ma ei viitsi enam lolli mängida. Sa vist ei saanud õieti aru. Ma ei räägi mingit pallimängus, ma tahan sinuga võidelda. Kotkasin võitle limukaga. Aga sellest ei ole ju midagi. Sa oled ju nii madalast soost, aga mina nii kõrgest. Ma olen nii ilus. Ma võin su ise rüütlikasvli lüüa. Ja mis mu nimeks nüüd saab, kui ma aadlik olen? Teie nimeks saab nüüd Cavalera Patu Oinas. Ja nüüd tahtsin mul võtta. Ise oled patuainas, keda päeva pekstakse ja öösel tümmitakse. Ma võtan su väljakutse vastu ja juba enne päikesetõusu tahan ma enda poolt valitud relvadega sinu kulult pisut nalja saada. Alekei, lõpuks ma olen rahu. Sa just ise ka saad aru, mille sa mult vastu võtsid. Sa võtsid mult vastu
kutsutu helje! Mõistan. Aga nüüd ma lähen vaatan midagi hamba alla. Kui juba surra, siis pigem suren kõht minestroonet täis. Ja sina, ma joodik, võiksid ka minna ja magada kaineks. Aus sõna. Tõmba jee! Mine natuke pese. Kaua aja. Õnnetu mats, kus aga tuleb? Räägi õige, kas seal on ikka sinu pantalooni maja? Ma jätin. Kui ausalt, just tema uks ongi siin jaga. On jah? Räägi, miks sa nii mind on? Vahe! Mina siin ei ole. Mina sinu. Sina jah, õnnetu mats. Mis ma jälle tegin? Mis sa niimoodi vahid pole ju suuri võimas tugevana, noh? Mis vahid? Andestud, signor kapten, see ei ole mina. See on ju mu parem silm. Parem silm. Just nimelt mu parem silm. Ma ei saa sinna midagi parata. Kui see oleks vasak silm, siis oleks võib-olla veel teine asi. Aga õnneks kuulub veel vasak silm mulle. Parem ajas on saasub silm. Huvitav lugu kirja kuutab edasi. Joma. See on nii lühipikk jutt. No ja mis sa näed su parem silm? Ega signori võtnud juhuslikult osa Bergoia piiramisest. Väga lihtne, otsin küll. Ega signori võtnud juhuslikult vangi 100 vaenlast. 100 vaenlast. Kas sa ise ikka seal näed? Ei olnud, signor. Ei. Kus sa seda tead? Ma näen, signor. Ma näen. Mis kurat? Mis sajast tuleb mulle rääkima? Nüüd oli vähemalt 100 000! 100 000 oli! Küllap vist, ega 100 000 on silmad lihtsalt unustavad 8 nullid tagant ära. Jah, ikka ju. Aga mis sa ikka siis näed? Mis sa minus näed? Tulemus näed? Vaata, parem silm on alati mineviku suunatud. Ja vasak silm on otsapidi tulemus. Ja edasi. No aga ometi, millise silma abiga ma saan ju liikuda ringi olemas? Räägi edasi, mul on kirja. Laevu! Ma tean mitut inimest, kes oleksid veel elavate nimekirjas, kui ma oleks neid nähtud neid hädaohtusid, mis neid ähvardasid. Mis sa ei näinud neid hädaohtusi veel? Kahjuks küll ei näinud siin ju. Ka aeg-ajalt pead ma ju silma kinni panema ja magama. Mis see sinu silm ka minus ka näeb? Suur oht, signor! Appikene! Puhutav hädaoht, signor! Kui te ei tee seda, mida ma teile ütlen, teid ähvardab poomine. Mida kunagi? Istud seal? Räägi nüüd, kuidas ma saaksin seda ära hoida? Selleks on ainult üks võimalus, signor kapten. Mis võimalus? Ei tohi 3 päeva relvi kanda. 3 päevi. Juba sõna relv. Nagu näiteks see mõõk, mis teil just teil käes on. Ai. Te olete ikka paadunud pätt küll. Aga uskuge, ma vannutan teid. Pange oma musketid lukku taha ja unustage see sõna relv. Ja püsige tasem kui talle. Aitäh! Kui? Meloodiad on just nii ära läinud. Miks peab see armastus olema nii valus? Isabella, miks pidi meil niimoodi minema? Kaosid sa tänamatu kuri ingel, armastavat maski kandnud teemal.
ebainimlik kreetur, kauni näoga saatan. sa julged mind veel kõnelda. Sa söandad mulle silma vaadata. Vaiki, ma ei kuule sind. Lõpeta, ma ei taha enam midagi kuulata. Mine. Üks mine, tee on vaba. Ma lahkun igaveseks. Kas sa nüüdsid mind? Kas ma kuulsin oma häält õisata? Kas sa nüüd tõesti mulle midagi öelda? Kas su südames tõesti miski kripelda? Ära arvagi, et ma tahaksin sind kuulata, aga ma tahaksin, et sa püüaksid end õigustada nii minu kui ka enda au pärast. Õigustada? Oo, truudusetum naiste seas. Enne ajad mind aua äärele ja nüüd peaksin ma veel ennast õigustama. Mida ma kuulsin? Saladuse võõrkuju. Lahku, teed nagu ma suurest arust hinge heidan. Lõpeta! Ära piina enam minu silmi oma kohalolekuga. Mine, ma ei hoia sind kinni. Tee on vaba, lase käia. Oota. Üks hetk. Ja siis võid jälle lasta. Ja siis ma lahkun igaveseks. Mine, ent kui kaugele sa jõuad. Ta purjetab purjusena või ta kõigutavad nurjatud naine. Et sa kuuleksid ikka ja jälle ühte, mis ütleks, kas leiad veel samasuguse südame, nagu see, mille sa kaldale maha jätsid. Sa siis armastasid mind, oh truudusetum naiste seas. Armastasin sind. Olen ma kunagi seda öelnud. Ja kas saabki nimetada armastuseks õrnust, mida ma tundsin sinu hella südame vastu? Armunud. Oo truudusetum naiste seas. Millesse oleksin ma pidanud armuma? Piirastusse, mõnda petlikku võlusse, mille arvatavasti mõni nõik mulle pähe manas. Mina, kes ma seda armastasin. Mida ma kuulsin? Rääkida veel kord? Mis sa ütlesid? Sa ütlesid võlusõna. Kas sa rääkisid armastusest? Ma ei tea enam isegi, mida ma räägin. Ja mina ei talitse enam oma keelt. Oo, jumalik suur, räägi seda veel kord. Oh, armsake, pöörake oma pale minu poole. Ma olen jälle teie kaunis pilku. Ma näen jälle teie armsaid silmi. Kuid ütle mulle, kellele sa poidikul armastust avaldasid? Sa siis eitad, et üks teener kõneles sulle armastusest. Ja sa venna avaldas armastusest hoopis Nicolinale. Ja mina kõnelesin koidupunaga. Oh, sa sõge armastus. Arvutu kirg. Meie siin süüdistame, samal ajal kui me peakohalikud suured on. Minu isa on otsustanud panna mind kahtlemist kõrgkuulsele naiseks. Ma suren all. Jumalaga jääb mul vaid surra. Öö on juba pime, kõik magavad oma õõtsast und ja mina käin siin ringi nagu armuvalus kõuts, kes on mööda vihmaveetorusid üles ronima, et näha oma armsamat Riko linnas. Sa oled kass, kes on püüdnud kinni mu hiire südame ja koos naha ja karvadega nahka pistnud. Sulle tahan ma njauguda. Mjau, mjau, mjau. Signor Pantalone, oligi aeg oma kirelõõmu leegitse teha, sititan selle teile kogu maailma. Kas sa kindel, et minu väikene kaunitar ikka tuleb? Usaldage minu veel, korujõud. Peagi toimetama jäi. Minu embus! Mida ma tegema pean? Tooge pudel veini. Veini, mis ju? Ja tulge ruttu tagasi. Tagasi. Varsti on ta teie juures. Tema ise. Oh, ma palun, sa välisin elust. Tema ise või peaaegu ise. Ta tundub teile tuttava kujule. Aga pidage meeles. See on kiirastus, parim, pettus, nõidus. Mille te peale minna. Kergesti harjutada. Kuidas? Ja pudelist. Joon. Mingi ruttu, ma kuulen ta samme. Doktor. Doktor. Ma olen siin. Mis sa oled? Sandi. Mis sa tahad minust? Ma käsin endale kuulda. Mul on kokkusaamisele kiire, mine ära. Mina olen see siin. Vaata, ma ütlesin klubi välja. No. Hoia lihtsalt. Jah. Tere, Sain.
Anni. Tere. Kas sa oled kindel, et ta tuleb? Jaas, ta tuleb. Kas te tõite, mida ma käskisin? Sa ütled, et veini majul saab ta oma õige kuju tagasi. Isegi selle või? Jaa, Lati pats aitab ikka. Mis aasta see on õigesti? Ma ei tea, siit aastaga üles. Aga... Ja. Aga ma kuulen ta samme. Tõesti, ei ole võimalik. See on 2006. trein ju. Sa paned 465 aastaga mööda. See on tema, ma olen selles kindel. Ja ei, see on tema, ei mingit kahtlust. See ei ole vana lollpantaloone. Ma olen ju väga hästi, et see ei ole senjoor doktor. Hüppame, võlujupp, teeks oma töö. Ja amet nüüd hajus. Mina tean ühte asja. Mina tean ka ühte asja. Ei ole, ei. Ei ole. Ja. Ma tean küll, et teie ei ole teie. Ma tean küll, kes te tegelikult olete. Ah, et mina ei ole mina. Oi, kuigi sa ütlesid, ma tõepoolest enam ei tea, kes ma olen. Ja selles on süüdi armastus ja veetamast ise. Armastus on ka mind teise. Kas veini maju ei saa vabaks? Kas tead, mu tõene süda keksib, kui tallete. Minu oma lõõritud nagu vares. Näe, seal samas otsas praegu lõõritud. Kui sa vaid teadsid mu tõelist mina. Kui sa vaid teadsid, milline ma tegelikult olen. Aita! Ära kütta mu põõdused veidi rohkem üles. Ma sa paistama võludel, mis panevad vere keema. Oota, kuni ma nüüd teeski see vaski maha rebin. Aasta, ma panen midagi maha. Kuule, siia ma näin sellist tegelikult oled. Aivad ei tulevad maha. Läksid meil vähe! Läksid läbi, kas või vaesumaks? Alas puust, signor Pantolone! Aita, te segate meid! Kas te ei näe, et meil on midagi tegemist? Ma tahan peaaegu nägin tema armsat kõrvalestakest. Ma juba olin sihile jõudmas. Ainult kuulake mind ära, nad peksid mind vaes oma kurat! Võtke tapjad kinni! Pantolone, võta tapjad kinni! Näe, siin kuule, signor Pantalone! Ei olegi meid! Kes on siis? Tasa, see on viirastus. Viirastus. Mis asja? Liivi. Doktor, ära hüvita mulle! Mida olete või? Siin ei ole ju senjoor doktor, ma... Ei olegi. See on hoomatu lummu. Sass, selle oma lumus öelda! Sass! Katsuge aru saada, et kõik on näiline. Teile öeldakse, et kõik, mis näete, on vaid illusioon. Siin saalis pole mitte ühtegi inimest. Illusioon. See on see illusioon. Kas see on ka illusioon? Et mind need ei olnud? Ma ei olegi kapten Põrd! Vein näeb teil pea segi. Kuule, ma ju ometi tunnen neid kohti, kuhu mind peksti. Näilisus. Kaikajäljed on ka näha. See ka näilisus on või? Ei ole, see on kõigest pettepilt. Pettepilt? Ära mörise, ma olen vanem. Mina võin sul keskida õhtu tõmmata. Mina oleks 85. Näed küll, ma olen välja. Yes. Järelikult tõesti jõutasin. Ma olen tõesti saanud peksa nii, et ma ei saanudki aru. Ma olen tõesti kutu. Ettevõtluse viini. No Rikolina, lähme uurime. Ei, sina oled Rikolina. Ei ole, sina oled. Mina ei ole. Ei, kuule sina, õnnetu. Tule lähemale, õnnetu kalupoiss, tule lähemale. Ja ütle õige, kus sa ka tunned?
senior, seal. Seal, kus seal? Seal, senior, seal. Seal on mehed. Jah, just seal. Mis sa niimoodi nutad? Oh, senior, nad peksid mind. Peksid, kes peksis? Nemad seal, see valge kõrend, kelle nimi on Sanni. Kus on nurjatu? Lasen too üles puua, kas või siit saavad. Nii, nüüd siin kapteelist. No sellepärast, et ma olin seal, senior, ja nad ei tahtnud, et ma seal oleksin. Jaa, ega siin, miks sa ei võid olla siis? No, ma vaatasin, kuidas kõik seal nagu baari lähevad ja ühte heidavad. Siis mõtlesin nagu ka ise sellest osa saada. Ja mis sinu osa on? No, seisuse poolest kõige tagasihoidlikum. Aga minu maitse järgi Rikolina. Ahah, selle. Ärge Rikko inet otsige, ta on siin. Küll meie juba teame, et ta on kusagil siinkandis peidus. Te eksite, härrased, ta on seal, ma räägin teile, ta on seal. Seal? Seal. Ja selle poole suuruse eest, mis ma tal sain ma terve kõrvakiilu. Ja ma räägin, härrased, veel kord, et ta on seal ja vaatab, kuidas doktori noor soeg Leandro baari läheb. Minu poeg, kellega? No Isabellaga, Pantaloonia tütrega. Minu tütrega, arastust. Mis noh? See on senior doktor, teie poeg. Mida ma mõtlen? Teie tütar. Mis ajad teil tütar on? Ma ikka sain aru, et teil on ikka 15 last ja kõik on pojad. Aga kes siis? Te ei olegi see viimati. Oh my god. Te ei olegi see viimastus ju. Äkitselt olete tõesti teie. Näidake palju ette. Rahva ees niimoodi praegu. Ole vaikse, rahvas on hullematki näinud. Piinlik hakkab ju. Hopp, ma näitan ette. Ole vana päeva. Sul ei ole põrnad sinu, põrnad. Senior Pantalone. See olete tõesti teie. Teie olete tõesti senior doktor. See lausa kisendab kättemaksu järgi. Neetus. Abi, seal nad vist tulevadki. Ei ole võimalik. armastus, mis juhib maailma. Armastus, mis juhib meie südamete üle. Olgem igavesti tema teenrid. kui meil isand oleks armastus, oleksime meie teie teenrid. Meie publik, loodame, et lugu oli õpetlik ja lahe. Me mäng oli hea, me mäng oli halb. Öeldugu mis tahes. Mängijad, mängime ja tantsime, sest homme päev on pärane. Millal siis veel ja kus ja kuidas?